No nii, Andres Puusepp korraldab tänast üritust ka. Ei korralda. Ei korralda, miks? Tead, ma ütlen ausalt, sest mul ei anta nii võimsaid üritusi. Veel? Ei, muidugi, see on ju kuradi ikkagi suur asi. Kui ma saaks Sweedish House Mafia Eestis nagu Tanel Samm, ütleme niimoodi, ma oleks ikka õnnesärgis. Aga mõtled selle peale, unistad sellest? Unistan küll ja mis siin salatega on mõned asjad, mida me teeme. Eks te kuulete, kui on õige aeg. Okei, tekib kredibiilsus niimoodi aasta-aastalt samm-sammult edasi. Eestis on varsti kõik võetud, juba tegelikult on need suured produktsioonid tehtud. Mingil hetkel tuleb nagu klaaslag ette, et mis see välismaa artist võiks olla niimoodi ideaalis unistuses, keda tahaks tuua Eestisse? Oi, no neid on ju nii palju. Ma olen tegelikult mõelnud kohe, kui saaks Bruno Marsi Eestis tuua. Ja mis seal salata, ma olen neile kirjutanud ka mitu korda ja olen vastuse ka saanud. Päriselt, jah? Ja olen vastus saanud, et... 10 milli teeme ära? Ei, vastus on, et ei saa. Okay. Et pole veel piisavalt seda CV-d, et saaks nii kõva venna siia tuua, aga ma vähemalt loodan, et võib-olla keegi Live Nation või Tanel Samm või keegi ta ikkagi siia ühel hetkel toob, aga never know. Suvi on, ma arvan, ametlikult avatud, täna oli siuke mõnus ilm ja esimene siuke festivali, suvefestivali vaibiga üritus on siin. Mis, Andres, suveplaanidel on? Suveplaanid niimoodi, et täna on viimane vaba nädalavahetus, järgmine on septembris. Et mitte sellepärast, et oleks kogu aeg töö, paar pulma on, mõni sõbra juubel on, siis oled perega kuskil ära ja paar õhtujuhtumist, ega rohkem ei ole ja ega selles õhtujuhtumises oled sina suuresti Robin süüdi ju. Sina ju käskisid meil Jürgeniga ennast kuhugi üles panna ja mis seal salata, sealt on mõned kiigid tulnud. Ma soovitasin. Ja soovitasid, jah. Enne seda oli mul rohkem, mis tuli nüüd on mul jälle rohkem, nii et täna hästi. Arvata võib, jah. Ega me ei tahtnud sul tööd ära võtta ja me ei võtnudki. Aga aitäh sul sellest, see on nii mõnegi kopika sisse toonud, nii et ma olen väga tänulik. Käjaks, kus mu katt on? Selle peale ma pole mõelnud, sa enne ei rääkinud, aga lubasin või? Ja. Oota, pidi mulle käristama, okei, järgmine kord, järgmine kord, kui me näeme. Pole probleemi. Olgu. Aga siis tegelikult sinu kaudu polegi tulnud, ma hakkasin praegu mõtlema. Ei ole, Aga ei, äge. Ma ütlen, et tore, et on palju inimesi siia kokku tulnud ja tegelikult on mingi asi. Ma tean, et see sinu muusika ole või sa kuulad Sweedish? Ma kuulan igasugust muusikat. Seda küll, jah, okei. Eklektika vaata, eklektika moes. Kuidas elu on Rakveres? Ma ütlen sulle, tahad täitsa ausalt teada? Ütle päris ausalt, jah. Parim elu, mis siiani on. Ja. See rahulikkus ja kuidagi kõik see ja kinnisvara hinnad, mis on nagu siin Harjumaal, no mul ei hakanud hammas peale. Aga saada üks korralik ilus maja basseiniga Rakveres. Basseiniga, jah? Jaa, et sellega sai hakkama. Bassein, et nagu niimoodi või siis ikkagi... Ära naljata, mul on ikkagi niimoodi, et nagu ütleme, perega maab ära, ega sõbrad tulevad teise ringiga, no. Ega ta suur ei ole, aga vähemalt... Külmaveem bassein. Muidugi, kes seda soendust jõuab osta ja kes seda jõuab kütta. Aga ei, mul on soendust tuleb tegelikult järgmist nädal, et laps saaks ka vette. Praegu on 17 kraadi, väga tore, väga külm on, aga peab ikka soenduse sisse vajama, sest me elame Eestis. Tee peal ära ei väsi vahepeal, see edasi-tagasi sõitmine. Tead, seda mult nii palju küsitud ja ma olen kogu aeg mõelnud ja tegelikult mis juhtus, ma ärkan palju rohkem üles. Ja ma olen raadios Pilles ja Jürgenis palju parem, sellepärast, et ma olen juba ammu üleval, ma olen mõelnud läbi, mida me hakkame tegema, kuidas me hakkame tegema. Ma ise arvasin ka, et äkki tuleb neid nagu nokkimisi, ei tule. Ma vastupidi, ma ärkan üles, ma suudan analüüsida, ma suudan mõelda, et see on just tegelikult palju ägedam. Sa mõtlesid, sa ärkad saate ajal üles või? Ei, ennem ärksin saate ajal, lõpu viimases tunnis ärksin üles, aga nüüd juba ärkan teises tunnis. Pille Jürgen, võtke ennast kokku. Jaa, täpselt, võtke ennast kokku, sõidate laagrisse kesklinnast, see ei ole okei, no kolige kaugemale. Läheb täna võtuks, jah? Need on sulle ainult, jah? Tegelikult üks oli abikaasale, aga... Keda ei ole siin, Andres, ta on kodus lapsega. Ei ole. Pead ära jooma ikka. Mul vend hoiab last, aga tuli, vaata, ma võtsin abikaasa ja ma tunnen oma abikaasat läbi ja lõhki ja tuli välja, et ta ei joogi ruumkoolat. Nii et ma pean need ise ära jooma. Uhtub, jah? Pupsi! Ei no ma tunnen hästi oma abikaasat, no tuli välja, et ta ei joogi ruumkoolat. No mis teha, no mis ma siis teen, ma joon siis ise ära ja naudin Sweedish. Võta üks veel ja siis joon need. Ja, aitäh!